Kui ma olin väike poiss, ma tundsin enda sees sellist suurt tühjust. See tühjus oli kirjeldamatu ja ma hakkasin otsima sellele tühjusele sellist täidet. Ma otsisin seda läbi erinevate asjade. Ma mõtlesin, et asjad täidavad seda tühjust. Mingil hetkel ma leidsin enda ellu spordi ja ma tundsin, kuidas see täidab mu seda tühjust. Aga mida suuremaks ja vanemaks ma kasvasin, kasvas see tühjus ka minuga ja ei piisanud enam spordist. Ja mingil hetkel tuli minu ellu tulid narkootikumid ja alkohol. Ma mõtlesin, et see täidab seda tühjust. Aga tegelikult oli see, et minu elu muutus täielikult. Kui mul alguses olid unistused ja eesmärgid enda elus, siis peale narkootikumide ja alkoholi proovimist kõik muutus. Minu ellu tuli veel suurem tühjus, ma astusin täielikku pimedusse. Ma hakkasin käima vanglates, ma hakkasin hävitama enda elu, minust sai üks elupõletaja. Kui ma olin 27-aastane, ma olin enda elus kaotanud kõik. Minust ei tahtnud enam mitte keegi midagi teada. Ma olin kodutu, sest ma olin petis, varas ja tegin alati teistele haiget. Ja ma isegi sõin enda vähihaige ema tabletid ära ja tegin tema pangakonto tühjaks. See ei olnud minu unistus, aga narko- ja alkosõltuvus tegi minust sellise eluka. Ma mäletan, et ma kuulsin Lootuse külast esimest korda 10 aastat enne mu siia programmi tulekut ja ma olin Rakvere arestimajas. Ma hästi mäletan seda hetke, kui mul oli see Lootuse küla flyer oli käes ja sellel hetkel ma ütlesin kambrikaaslasele, et kes see loll sinna Lootuse külla läheb. Aga 10 aastat hiljem olin mina see loll, kes sinna läks. Tohutult raske oli alustada enda elu muutust, enda kõike neid vanasi harjumusi jätta. Ma vihkasin ennast, ma tundsin sügavat süüd selle kõige pärast, mida ma olin teistele teinud. Aga ajapikku ma õppisin armastama iseennast, ma õppisin armastama teisi, ma õppisin võtma vastutust enda elu üle. Ja kui ma enda elu ära sain muudetud siin Lootuse külas, tuli mu südamesse kutse, et ülejäänud elu ma pean teisi aitama. Ja ma olengi tohutult tänulik Jumalale enda ja Lootuse külale, enda uue elu eest, enda uue võimaluse eest. Ma olen tänulik, et mu minevik on andeks antud, ma olen tänulik, et mul on tulevik ja ma olen tänulik selle eest, et ma saan seda teha, mida ma täna teen. Minu suureks unistuseks ja minu eesmärgiks on täna ka see, et hoiatada Eestimaa noori, et Eestimaa noored ei läheks seda sama rada pidi, kuhu mina olen läinud.